Tere taas Euroopa Parlamendist, rõõm kõiki tervitada. Olen Brüsselis, hetkel on kolmapäev, 22. juuni, päev enne võidupüha ja 2 päeva enne jaanipäeva. Igastahes, nagu traditsiooniks on, kord nädalas anda ülevaade, mis on siin Euroopa Parlamendis toimunud, millega olen mina oma eksistentsi õigustanud ja mille eest oma palka saanud. Igastahes praegu, täna ja homme on käimas miniplenaaristungid, mis tähendab siis seda, et 4 korda aastas ehk kord kvartalis on sellised väikesed täiskogu istungid siin Brüsselis, Euroopa Parlamendi suures saalis ja kord kuus on siis põhiplenaar, 4-päevane plenaar Strasbourgis, Prantsusmaal, Saksamaa piiri ääres. Kuid praegu on siis käimas aasta teine miniplenaar siin Brüsselis ja hetkel just ma tulin suurest saalist debatilt, milleks oli see arutelu, mis puudutab homme ja ülehomme toimuvat Euroopa Ülemkogu. Euroopa Ülemkogu, siis tuletab meelde, on selline kogu, kus kohtuvad liikmesriikide valitsusjuhid ehk peaministrid. Eestit esindab seal siis peaminister Kaja Kallas, kes valitseb ühe ainsa parteiga tervet Eesti riiki. Naljakas nagu see, eks ole, on, et ühest küljest meeldib küll kõigile kritiseerida siin Euroopa Parlamendis või Euroopa Komisjonis Ungarit või Poolat, kus justkui väidetavalt on mingisugused ainuvõimu ihalajad seal valitsuses ainsate parteidena, kuid samal ajal, kui Eestis on ainukene partei võimul, kes viskas teise partei ministrid valitsusest välja, siis siin loomulikult mitte mingisugust probleemi ju ei ole, sest kui oled õigest erakonnast ja siis kummardad õigele poolele, siis loomulikult patsutatakse õlale ja paitatakse pead. Aga igastahes, kuna ma tulin praegu suurest saalist, käis siis debatt ja arutelu selle üle, et mis saab olema Euroopa Ülemkogu põhimõttelised prioriteedid ja arutelu teemad. Ja loomulikult üheks teemaks, mis siis Ülemkogul tuleb otsustamisele, on kandidaat staatuse andmine Ukrainale ja Moldovale liitumaks Euroopa Liiduga. Ehk et see on siis selline formulatsioon, et kui riik saab kandidaatstaatuse, siis sellega on siis nendel kandidaatriikidel ehk tõenäoliselt varsti Ukrainal ja Moldoval kohustus hakata ellu viima majandusreforme, tegelema korruptsiooniga, hakata täitma Euroopa Liidu poolt seatud tingimusi selleks, et tulevikus siis loota liitumisele Euroopa Liiduga. Kuid loomulikult, et oleks nagu arusaadav kõigile, sest see protsess võib olla ääretult pikk. Näiteks Türgi on olnud see kandidaatriik juba ligi 20 aastat, kuid lähitulevikus ja tõenäoliselt mitte kunagi ta liikmesriigiks Euroopa Liidus ei saa. Seega kandidaatstaatus on selline poliitiline sõnum või märguanne, et jah, teil on see võimalus olemas tulevikus, kui teete neid asju niimoodi või naamoodi ja täidate tingimused, kuid see loomulikult ei garanteeri liikmesriigiks saamist, sest lõppkokkuvõttes pead sa kõik tingimused täitma, mis võib võtta aastaid või aastakümneid ja lõpuks peavad ka kõik teised liikmesriigid sellega nõustuma, et sa liikmeks saaksid. Kuid siin oma kõnes, kuna mul oli 1-minutiline kõneaeg antud debatis, siis ma ka loomulikult rõhutasin, et kuigi ma ei ole kõige suurem Euroopa Liidu fänn, siis sellest hoolimata ma mõistan Ukraina soovi, Ukraina rahva tahet, kuna eks väga sarnane soov oli ju ka Eestil 90-ndatel, kui kujutati ette, et saades Euroopa Liidu liikmesriigiks tähendab see seda, et siis põhimõtteliselt kõikjal on piimajõed ja pudrumäed ja rikkus voolab meie õuele ja raha lendab aknast sisse ja me saame kõik supermiljonärideks. Oli selline illusioon ja loomulikult kõik need kampaaniad, mis toimusid 2002-2003 enne referendumit liitumaks Euroopa Liiduga, siis kõik need referendumid ju rääkisid sellest, et kui ilus ja hea kõik on ja loomulikult keegi ei rääkinud sellest, et on ka olemas negatiivseid külgi, et seda tuleb mõista, sellest tuleb aru saada, tuleb arvestada kõiki aspekte, positiivseid ja negatiivseid, et loomulikult see avalik kampaania ja muidugi rahva üldine meelsus oli selgelt muidugi vildakalt kaldu, kus olid roosad prillid kõigil ees ja eks sama loomulikult on Ukraina inimestega või Gruusia inimestega või Moldova inimestega, et kõigil on roosad prillid ees ja arvataksegi, et kui kunagi saame Euroopa Liidu liikmesriigiks, siis lõpuks tuleb õnn meie õuele, kuid nagu ma ka oma kõnes rõhutasin, et jah, et ma ei ole suurim Euroopa Liidu fänn, kuid sellest hoolimata ma mõistan nende soovi ja kandidaatstaatuse andmine on paratamatu, me peaksime selle loomulikult andma, et anda lootust Ukraina inimestele,
justkui nii-öelda liikuda õiges suunas, teha majandusreforme, võidelda korruptsiooniga, arendada oma riiki edasi õiges suunas, kuid ma ütlesin ka oma kõnes, et ma olen rääkinud väga palju ukrainlastega, Ukraina poliitikutega ja parlamendiliikmetega ja ma olen ka neile rõhutanud, et olge kahe jalaga nagu maa peal ja realistlikud, et eraldi eesmärk ainuüksi ei saa olla saada liikmeks Euroopa Liitu, vaid eesmärk peab olema ikkagi oma riigi ülesehitamine ja arendamine tugevaks majanduseks, vähese korruptsiooniga, eduka ekspordiga, tugeva tööstusega, selleks, et teie inimeste elujärg paraneks ja siis, kui sellega kaasneb kunagi ka tõesti soov liituda Euroopa Liiduga, siis loomulikult kõik ootavad teid avasüli ja see on nii-öelda võib-olla lisaboonus. Aga see ei pea olema teil eesmärk omaette, kuna eesmärk peab olema ikkagi see, et te olete suveräänne, tugev, sõltumatu riik, kus inimestel on hea elada ja kuhu kõik tahavad minna tagasi elama. See peaks see eesmärk olema. Kui lisaks sellele oma kõnes, selles lühikeses kõnes, mis mul aega oli, loomulikult rõhutasin ka seda, et Euroopa Ülemkogul tuleb nagu tõsiselt ikkagi ka nagu rääkida sellest, et hetkel me maksame rekordsummasid Venemaale tänu ülimalt kõrgetele energiahindadele, millega nemad saavad finantseerida neid tapatalguid ja massimõrvu ja vägistamisi ja piinamisi Ukrainas. Ehk et Euroopa Liidu liikmesriigid maksavad turuhinda Venemaale gaasi eest. Ehk see on nagu täiesti nagu absurdselt ajuvaba olukord, et me läheme kaasa selle meeletu hinnaralliga ja nõustume maksma kordades kõrgemaid energiahindu Venemaale, mis on nagu suurem rahaallikas, kui see oli enne 24. veebruarit, kui Venemaa tungis kallale Ukrainale. Ja ma küsisingi nagu otse, et kas Euroopa Ülemkogul ka reaalselt arutatakse seda küsimust, et mis on plaan, kuidas saada piir ette energiahindade tõusule või kuidas panna ülemlagi sellele või kuidas saata pikalt Venemaa ja öelda, et me ei maksa selle summat. Et kui venelased ei ole nõus meile müüma mõistliku hinnaga gaasi, mida sakslased nii väga igatsevad ja tahavad, siis vabandust, me ei osta, aga me teame väga hästi, et venelastel pole seda gaasi mitte kuskile mujale müüa selliste rekordhindadega kui ainult lollidele eurooplastele, kes ongi nii rumalad, et maksavadki seda summat. Ehk et hiinlased või Põhja-Korea ei osta ealeski 4-5 korda kõrgema hinnaga gaasi, kui seda teeb täna näiteks Saksamaa või Austria või kas või Ungari või Slovakkia. Ehk see on täiesti ajuv olukord, et mis on see Euroopa Ülemkogu, Euroopa Komisjoni reaalne plaan, et kuidas võidelda energiahindadega, kuidas võidelda sellega, et kütuseliiter on keskmiselt 2,3 eurot terves Euroopas. Me räägime tulevast talvest, kus on reaalne kriis tulemas ja me räägime suurest nagu toidupuudusest, mida tingib meeletu energiahinna tõus, mida tingib sõda Ukrainas, et mis on need plaanid, kuidas järgmine talv üle elada niiviisi, et inimesed reaalselt ei hakka nälga surema või ei hakka oma kodusid kaotama, sest nad ei suuda maksta elektriarvet, mis võib küündida 1000 euroni kuus, nagu oli eelmine talv Eestis. Ja toonasel Eesti valitsusel, Kaja Kallasel puudus igasugune plaan või õigemini isegi soov midagi selle vastu ette võtta, sest kui endal muidugi tuba on soe, siis mis sa ikka muretsed õnnetumaid üksikvanema pärast või suurte perekondade pärast, kes ei saa hakkama valitsuse tegevususe pärast või Euroopa Komisjoni ükskõiksuse pärast või rumaluse pärast. Et mis on see Euroopa Ülemkogu plaan, see oli ka minu küsimus. Kuna ma pidin praegu saalist välja jooksma seda videot tegema, kuna mul oli broneeritud aeg siin just 5:30 kohaliku Brüsseli aja järgi, siis ma ei tea, mis seal see vastus tuleb, ma lähen kohe saali tagasi, aga vahetult enne minu kõnet igastahes Euroopa Komisjoni president von der Leyen lahkus saalist, järelikult tal päevakava niivõrd tihe ja hästi palju toimetusi ootab ees, et oli vaja saalist ära minna, aga loodetavasti ta siis kindlasti kuulab minu kõnesid ja jälgib minu kodulehti jaakmadisson.ee, mida ka kõik teie loomulikult teete, nii et äkki ta saab minu sõnumi kätte, seda poolhuumoriga öeldes. Lisaks, mis siin veel miniplaanid toimumas on? Kiiresti üritan lühidalt kokku võtta ka tänased hääletused. Täna toimusid hääletused põhiasjalikult ainult siis selle kliimapaketi üle, ilusa nimega Fit for 55 ehk nii-öelda justkui saledaks aastaks 2055, mis on siis Euroopa Liidu utoopiline unistus saada kliimaneutraalseks, kus me oleme siis puhas kontinent, kes ei eralda rohkem siis õhku, rohkem CO2, kui me suudame seda ära siduda. Ma arvan, et mõistlik inimene, me kõik saame aru, et see on hullumeelne plaan, aga
ka see kogu teema käib läbi Euroopa Parlamendist ja 2 nädalat tagasi Strasbourgis täiskogu istungitel, siis mitmed suured raportid, mida on vaja vastu võtta selleks, et Euroopa Komisjon saaks oma utoopilise plaaniga edasi minna, need raportid kukkusid läbi, sest et mitmed poliitgrupid omavahel läksid tülli, kus siis tegelikult sotsialistide fraktsioon hääletas nende raportite vastu seepärast, et nad ei pidavalt olema piisavalt ambitsioonikad. Et piisavalt palju ei taheta hävitada meie ettevõtlust, meie tööstust, meie inimeste elatustaset, et tuleb rohkem kruvisid kinni keerata, kuna väidetavalt see aitab päästa meid kliima soojenemise käest ja aitab päästa terve planeeti Maa, mis siis, et Euroopa, kus elab natuke üle Euroopa Liit, kus elab natuke üle 440 miljoni inimese ja on kõige üks ökoloogiliselt puhtamaid piirkondi maailmas, on üks väikene täpp kogu maailma reostusest ja CO2-st, mida näiteks eraldab Hiina või India või Bangladesh või 3. maailma riigid Aafrikas. Ehk me oleme niikuinii kõige puhtam kontinent, vähem kui 10% maailma elanikkonnaga, aga loomulikult tuleb rohkem kruve kinni keerata ja tuleb elada mingisuguses illusioonis, millel puudub igasugune seos faktide või teadusega. Sest et alati meil ju räägitakse, et usaldage teadust, nii nagu räägite meile 2 aastat koroonaviiruse ajal, et usaldage pimesi teadust, ärge midagi küsige, kui keegi väidab teile midagi ja paneb endale alla tiitliks, et ta on teadlane või arst, siis usaldage pimesi, ärge jumala pärast julgege midagi küsida, aga praegu nüüd siis selle kliimapaketi hüsteeriaga kedagi ei huvita nagu väga teadus või faktid või nagu realistlikud argumendid, seal ikkagi lähtutakse puhtalt hullumeelsest ideoloogiast. Aga kuna need 2 nädalat tagasi siis kukkusid läbi parlamendis, siis oli loomulikult parlamentil täielikus paanikas, et issakene, mis nüüd saab, ja nüüd siis miniplenaaril võeti need asjad uuesti ette, eelnevalt tehti kokkulepped ja sobingud ära, natuke muditi siit-sealt neid raporteid ja täna muidugi läksid nad siis suure häälteenamusega ka parlamendis läbi, paraku, kus siis kutsutakse üles, et aastaks 2035 ei tohiks enam müüa uusi autosid, mis on bensiini või diiselmootoriga, tuleb täielikult loobuda kivisüsi energiast, kuigi praegu me näeme, et Euroopa lolluse pärast, et me panime ennast aastatega sõltuvusse Vene gaasist, energeetikast, oleme nüüd käpuli ja nüüd siis Saksamaa valitsus ja Hollandi valitsus alles mõned päevad tagasi otsustasid, et nad avavad uuesti vanad kivisöejaamad, et katta energia puudujääki. Ja keegi ei räägi nagu sellest, et aga meil on ju päike ja tuul, mis on niivõrd tore puhas energeetika, aga näete, sellest ei piisa, salvestusvõimsused pole piisavad ja paraku meie tööstus ei ela ainult päikese tuule peal. On vaja reaalset energeetikat, milleks ongi kas kivisüsi, meil põlevkivi või kõige paremal variandil pikas tulevikus muidugi on tuumaenergeetika, mis on ökoloogiliselt kõige puhtam, kõige soodsam ja kõige säästlikum ja kus riske saab väga hästi maandada. Aga loomulikult see praegune olukord on tõestanud, et kogu see kliimahüsteeria on põlvili kukkunud ja see on lihtsalt hullumeelne. Aga igastahes ega siin Euroopa Parlamendis me ei saa ega kiita väga arukate inimeste suure osakaaluga, vaid tegemist ongi fanaatikutega. Aga igastahes mina hääletasin loomulikult selle vastu. Täna hommikul helistas mulle ka siis Vikerraadio uudistest või ERR uudistest ajakirjanik, kes küsis tänase hääletuse kohta siin parlamendis, et mis ma arvan, kas see läheb läbi. Ja loomulikult ma ütlesin, et jah, ma arvan, et see läheb läbi, et muidu nad ei tuleks uuesti parlamenti nende raportitega, kui neil poleks juba sobingut kokku tehtud. Aga ma ka rõhutasin, et mina hääletan sellele vastu. Ja siis muidugi ajakirjanik küsis, et miks ma vastu hääletan ja ma ütlesin sama, mida ma ütlen ka praegu teile ja juba ütlesin, et minu meelest on tegemist täieliku hullumeelse ideoloogiga, kus puudub igasugune realistlik arusaam energeetikast ja meie energia sõltumatusest ja meie julgeolekust. Ja ma arvan, et ükski mõistlik liikmesriik ja valitsus ei peaks seda hullumeelsust järgima ja paraku on meil olukord selline, kus näiteks meie peaminister muidugi seda hullumeelsust jälgib, sest et siis on ju tore saada kiita siin Brüsselis ülemkogul ja kui talle öeldakse, et sa ikka nii tubli inimene, et järgid meie kõiki käske ja korraldusi. Aga igastahes mina hääletasin vastu, vähemalt minu südametunnistus on puhas, mina selle hullusega ei ole kaasa läinud, kuid loomulikult on piisavalt palju inimesi kogu Euroopas ja ka Eestis, kes selle hullusega kaasa lähevad, sest ega ka nemad intellektuaalselt kõige just säravamad pliiatsid ei ole, aga eks lolle on alati palju olnud ja kõik me teised kannatame nende lollide pärast. Igastahes homme hommikul ehk võidupüha hommikul hakkama tagasi lendama Eestisse, et siis minna juba maale, kus on minu sünnikodu ehk Kaalepi küla, koduküla 530. sünnipäev koos siis nii-öelda Jaani lõkkega või Jaani üritusega.
ja järgmisel nädalal, juba esmaspäeval tulen tagasi siia Brüsselisse ikka selleks, et teid teavitada nädala pärast, mis on toimunud järgmisel nädalal Euroopa Parlamendis, millega ma olen siin hakkama saanud, mida ma olen teinud ja lõpetuseks lihtsalt mainin teile, et eile ilmus Eesti Ekspress, kus siis esiküljel on minu väikene võidupüha head soovid, kus ma tuletan meelde, et võidupüha tuleb meeles hoida kui Eesti ühte riiklikku suurpäeva, kus me tõestasime, et me väärime iseseisvat, tugevat, sõltumatut riiki, mille eest me peame võitlema iga päev. Tänane valitsus seda ei tee, kuid meie, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja mina siin Euroopa Parlamendis teeme seda igapäevaselt. Ilusat võidupüha teile, nautige jaanipäeva ja nautige saabuvat sooja ilma, minge kindlasti ujuma ja võtke mõistlikult päikest ning kohtume taas nädala pärast.